No nii, tere kõik discgolfi sõbrad. Oleme tulnud vaatama Eesti discgolfi meistrivõistlused 2025 aastal. Mina Markus Saarepuu ja minuga siin täna Mikk Mõts. Tere kõigile. Ilm nagu näete on ilus, natuke päikest, mõned pilved. 3 ringi meistrikad on juba selja taga. Mis sa arvad, Mikk, mis siin täna toimuma hakkab? No tõotab tulla kindlasti põnev viimane ring, et ikkagi meistritiitel on mängus ja palju näljasid mängijaid on seda jahtimas. Ja üks neist näljastest on Mauri Villman, hetkel Eesti kõrgema reitinguga meesmängija, -31 koondskoor, et Maurilt kindlasti ootame head mängu. Ja teisena siin pundis Maiko Rimmel, tiim, kes küsis PDG reitinguks 1014 ja skoor -28, 3 viset Maurist taga, nii et kõik on kinni püütav. Ja nüüd tiim Innova mängija Mattias Villota, kelle PDG reiting on 1018 ja skoor 24 alla parri, et tegelikult vahed siin on väga tihedad. Ja viimasena siis Tartu kohalik poiss Roland Kõur esindamas tiim Pro Discust reitinguks 1024 ja skoori poolest siis -22, et annab Maurit püüda, aga tegelikult ju kõik medalikohad on mängus. Ja esimene rada siis Annikorus on 105 meetrit pikk triple mandoga, ehk siis seesama metallkonstruktsioon siin ees on triple mando ja soosib ikkagi tugevalt eestkäe sellist sirget või siis kerget flex-viset, et see lõpp siin on puude vahel väga tihe ja läbi saada on keeruline, et esimest rajalt pigem sükke isegi natuke lotoviskeks ütleks selle kohta. Olen näinud ka tagantkäe rolleri mängi, nii et igast pulli siin proovitakse. No nii, siin kohustuslik flippamine, kes saab endale au meetriksi märkida. Aga tundub päris tuuline. Hetke tulemus 31 viset alla parri ja liidri kohal Mauri Villman. No nii, Mauri tuleb korraliku tiiloo ka, et sellega ei ole võimalik ilmselt eksida. Ja läheb üsna siukse kitsa joonega, aga tegelikult see on siin rajal on kindlasti mõistlikum pigem hoida seda kedast nii-öelda fairway'st paremal pool, et vasakul pool on puud ja lihtne sinna vasakul alla OBS-e sattuda. Jah, ma olen nõus. Ja vaatame Maiko ka kindlasti, ma arvan, et eestkäega läheb, et ei usu, et sellise kaliibriga mees hakkaks tagant käega viskama siin. Ja Maiko haldab eeskätt väga hästi, nii et vaatame, mis ta siit suudab teha, kas kohe esimesel rajal Maurile pinge peale panna. Natuke lai ja saab kohe puu, aga vaata kohe kikk. Ja, Maiko sai väga hea kikk. Sinna keskel annab saada. 24 viset alla parri. Kolmandal kohal Mattias Villota. Ja Mattias ka samamoodi eestkäega, et siin see nii-öelda mängustiil ei muutu. Vaatame, kas Mattias suudab teha siiamaani parima viske. Kui nüüd tuleb kangeks, siis see tundub potentsiaalselt kõige parem vise hetkel. Ja, aga nüüd kui napilt jäi seifi see ketas, et seal taga on OB ka. See on päris ohtlik seal. 22 viset alla parri. 4. kohal Roland Kõur. Nii, viimasena siis Roland samuti eest käega tegelikult hea viis, kuidas siit praegu hakata kohe tempot tegema, oleks green hitiga, et praegu nii-öelda 3 mehest greenile pole veel keegi jõudnud, aga antud rajal on see ka pigem üsna ebatõenäoline, et siin väga palju green hitte näeb, et. Aga see vise tundub väga hea olevat, kui ta nüüd saab kuidagi läbi ka mahuks. Ja mahub väga hästi rolku. Väga ilus vise, kuid isegi see vise ringi päris ei jõua, aga kindlasti selle pundi kõige parem. Ja nüüd siit kohast ma ütleks, et on päris keeruline lähenemine, et sa tead, et sa oled liidist ainult 3 viskega maas ja sa tahad kindlasti siit parri päästa, et tuleb sealt vahelt nagu läbi ujuma, aga siin on puid ju nii palju ja näha on, et sinna ta jääb hetkel. Ma ütleks, et siin raja peal, kui sa tiiala peal teksid ja jääd isegi keskele, ehk siis nagu veab, siis on äärmiselt keeruline sealt see parr kätte saades, sa pead tegema sellise kerge eestkäe põksu, aga sul on puid nii palju ees, et sa põhimõtteliselt viskad silmad kinni ja loodad, et see läheb läbi. Ja väga suure tõenäosusega jääb see ketas sinna puudesse kinni ja sul on C2 putt siis nii-öelda parri jaoks. Ja nüüd Mattias siit, kes peaaegu oli OB-s, vaatame, kas ta suudab siit äkki enda kasuks selle asja pöörata. Veits jääb puudu. Aga väga ilus joon oli, et putter ilusti hoidis. Ja Maikol siit, et nüüd ei jääks Maurist rohkem 3 maha.
oi No, kui kui hea kaunis. putt. väga enesekindel liigutus ja terve tee seal südamiku kohal see ketas oli, et Maiko polegi kunagi ebaenesekindel. tundub nii. Nii, Rolandil nüüd siis ainus reaalne, okei, Mattiasel oli ka pördi võimalus, aga Rolandil täitsa siuke korralik võimalus siit rohelisega alustada, aga natukene jääb tagasihoidlikuks see putt praegu. Et Roland ka tegelikult ikkagi tuntud kui väga hea puttija, et siit loodetavasti saab ta oma selle masina käima ja hakkab siin tegusid tegema. Nii, nüüd on siis veel tap-inid ja ühtne punt kõik parridega läbi tulevad. Nii et otseselt keegi suuri liikumisi siin ei teinud. Ja nüüd siis teine rada, par 3, 98 meetrit. Ilmselgelt soosib rohkem tagantkäeviset, mis lõpus siis ilusti vasakule hajuks. Et aga enne seda tagantkäe nii-öelda hajumist oleks vaja, et ketas lendaks natuke maad ka sirgelt. Et ta ei saa päris kohe hajuma hakata, sellepärast et siin vasakul on hästi palju selliseid kaitsvaid puid. Ja kõige parem oleks, kui ta sellest viimasest puust siit paremalt mööda ilusti tuleb ja kuskile sinna pakkude juurde maandub. Et see rada ka tegelikult, ütleme, et niimoodi, et kõige lihtsam ei ole ju. Ei, ma ei tea, ma ütleks kindlalt Annikora kõige keerulisem rada. Pördid, no see on muidugi irooniliselt öeldud, aga ütleme nii, et see vise on hästi spetsiifiline, et kui sul nii-öelda veab ja puudest läbi jopab, siis ta on võib-olla lihtne, aga et reaalselt nii-öelda korvi alla visata, siis peab olema väga kindel liin, et mul endal see kuidagi ei kippunud üldse õnnestuma. Praegu ka näeme, et Mauri teeb tegelikult väga hea viske, aga see rada keerab niimoodi vasakule, et maapind kaob alt ära ja tegelikult Mauri heal juhul on ringis. Ja heal juhul ka seifis. Et ilmselt kuna graafika ei näitanud midagi, siis seifist on. Et aga ongi see, et ta just nagu Mikk ütles, kaobki maapind alt ära ja ei ole väga lihtne sinna üldse enne korvi alla jääda. Ja Maikol siit näha oli siis natukene varavist käest ära ja natukene liiga vasakule ja kohe sealt samast, et puud võtsid kinni ka. Ja sealt on põhimõtteliselt juba kohe nii-öelda sunnitud lay-up ja kolmeks mängida, et mis muidugi parri ole paha, aga see on täpselt siuke rada, kus tegelikult iga mängija tahab pördi võtta, aga ta on raskem võib-olla, kui ta tundub, et Mattias nüüd kasutab kõik ruumi ära, mis üldse maailmas välja mõeldud on ja täiesti korvi alla. Ja näitab selle liini ette, mida vaja on, et nüüd edaspidi võib-olla saan mina ka hakkama. Ei usu. Peab küsima, mis ketas oli ja vaatame äkki muretseme endale, et on võimalik ikkagi pördiga võtta siit. Nii, ja Roland siis viimasena tundub, et äkki see püramiid. Vaatasin ka. Mulle see skipi play tegelikult meeldib, ma nägin enda puulis ka mõned poisid seda skipiga viset mängisid ja väga, väga hästi sooritatud, et ei peagi nii väga sellele käpi tabamisele mõtlema, et viskad sinna tugevalt haiseriga ta madalalt. Ja see ei ole üldse halb play selles suhtes, et seal ongi see skipi osa võtab võib-olla selle lõpu nagu hõljumise faasi ära ja siis Mauri oli ikkagi OB-s. Jah. Okei. Et see skip võtab selle lõpu hõljumise faasi ära ja ketas kukub sinna enam-vähem maha. Aga siit nüüd ühesõnaga Mauri oligi, tegelikult tegi väga hea viske, aga on OB-s ja nüüd vaatame, kas ta suudab selle ära päästa. Mulle tundus, et Mauri vist viskas püro, et see on nii-öelda keskmaa ketas, et need, ütleme, need lähevad väga lihtsasti pikaks, et tegelikult tundus, ma arvan, et Mauri oli ise ka viskega väga rahul ja need tagumised OB-d tulevad alati üllatusena pigem, et justkui tundub, et ketas juba hajub korvi poole. Aga nüüd selle jutu taustal siin see oli päris halb reaktsioon korvilt, et Rolandil küll on natuke tugevam putt, et aga siukest asja näha on päris rõve. Eriti kahju niimoodi bullseye joone pealt siit, kui korv seda vastu ei võta. Tuul ka paremalt, aga siin tundub, et saab ainult korvi süüdistada hetkel. Jaa. Nii, Mattias siis saab esimese rohelise selle pundi peale siin kirja, et ja Maiko ka oma parri täppi innib. Nii, ja liigume kolmandale rajale, tuntud ka kui Kuldari rada, nii et tegu siis 77 meetrise par 3-ga. Kindlasti kuulub ka lihtsamate radade alla Annikoru pargis, et soosib eestkäeviset, kuna korv jääb natuke paremale ja korv on ka väga kõrgendatud, et ütleme nii, siin ikkagi lühemad inimesed jäävad ka sealt ketta kätte saamisega hätta. Kellele siis täpsemalt vihjad?
Ei oskagi hetkel vihjata kellelegi, et eks vaatame, kuidas selle pundi poisid hakkama saavad. Aga õnneks on meil ka pikemaid poisse siin pundis, kes sealt kindlasti need kettad aitab välja tuua. Ja taamal teelt paistab ka OB, et seal, kus kaameramees seisab, et see on juba karistusala ja see tuleb väga lihtsasti mängu, et vaatame, kuidas. Aga ma ütlesin, et siit väga ilus vise nüüd ongi see, et nagu sa enne ütlesid, see on väga kõrgendatud ja siis seal on veel selline kallak ka, mis omakorda teeb selle veel rohkem kõrgendatuks. Ja siis, kui peaks tuul ka veel olema, nagu hetkel tundub vaata, et siin on ikkagi puud kõik natuke kõiguvad, on ju, ja kuulda on ka sükest kohinat, siis see putt ei ole üldse lihtne isegi sealt, kus Maiko ja Mattias on, kuigi nad on teinud nagu ülihea tavaviskad. Aga nad on selle platoo pealt veel, ütleme nii, et pool meetrit veel madalamal, ehk siis neil on konkreetselt mingisugune 3 meetri kõrgusele vaja puttida. No just. Ja kui see on tuuline ka veel, siis kõige lihtsam putt see ei ole. Roland nüüd mängib siin hästi kange ketta ka Annuka viset, mis tuleb tal väga hästi välja ja ütleme niimoodi, et Leader Guard vist on ennast käima saanud, et poisid siin väga, väga ilusti tempot teevad ja kõik siiamaani, ütleme, 5 meetri raadiuses on. Vaatame, kas Mauri suudab hoida nendega seda tempot. Sama büro vist on käes jälle. Ja ilusti Haiseris. Tundub natuke kiire, aga... Ega samas, jah, natuke on kiire tõesti. Aga ei teagi hetkel ei oska öelda. Väga ligidal OB see on väga lähedal, jah. Ja jälle on Mauri OB-s. Ja vaadake, kui vähe tegelikult, et nii-öelda 2 rada just kui avadrivid on ju olnud, ütleme, praegu ringis ja eelmisel, ütleme 12 peal, aga mõlemad on OB-s ja kohe on nii-öelda päästmine, et ei ole siin pördidest juttugi. Aga... Oi, kui ilusti lahendab, et Mauril ka ikkagi selles suhtes, et ei löö nagu verest välja kohe, kui mingisuguse eksimuse teeb, vaid suudab selle nagu parandada ja siit Maiko samamoodi väga hea pördi, et näha oli, et natuke kõrgele läks, aga ilusti hoidis korv seda sees. Ja see ei ole, need ei ole üldse lihtsalt putid, et siin kuidagi juba oma, sa näed, kui kõrgel see on ja sa näed, et need ketid ka ripuvad välja poole, et need kettad võivad sealt välja tulla, aga Roland nüüd seekord kahjuks tema enda süü läbi eksib selle puti ja väga ligidalt, et need on kahjuks üksed vead, mis võivad minna ka maksma medalid. Jah, et siin kohe alguses Rolandil tegelikult 2 sükest väga karmi eksimust, aga ei ole midagi. Ei ole hullul. Ja rada number 4, par 308 meetrit mäest ülesse. Ma ütleks, et ta mängib rohkem nagu mingisugune 115, midagi sellist meetrit, ja siin on üks hästi süke mõnus tunnel, mida tuleb tabada, et just seesama, kus siin droon hetkel läbi lendab. Kui seda tabada, siis ilmselt oled seal ringi lähistel. Kui seda ei taba, siis võid ennast leida päris huvitavast kohast, et siin paremal pool on ka OB-võss, et sellised natuke kehvemad kikid võivad lõpetada ka seal, et see rada on ka täpselt selline, et tuleb teha hea vise ja see on hea vise. Missugune vise, et väga, väga kaunis. Siin rajal green hit on, ütleme, pigem mitte harv nähtus, aga siin rajal green hit on nagu, ei ole kõige lihtsam, et ta on pikk vise ja ta on siuke, et sul peab ketast terve tee seal tunnelis olema ja puid on palju, mis kõik tee peal ees on, et just. Tundub, et Maiko kopeerib seda viset. Jaa, oi kui ilus. Seal taga muidugi pikk olla ei ole ideaalne, sest et siin on see sama kuusk, mida me näeme korvi kõrval. Et see jääb nagu natukene ette, aga võib-olla Maiko on siis tiiala poolt vaadates piisavalt vasakul, et ta saab sealt kuuse ümber puttida. Ja ütleme, et siin rajal ükski mängija tiiala peal ei arva, et ta pikaks viskab seega. Ma arvan, et see pikaks viskamine ei ole nagu suurem probleem. Aga nüüd Rolandi süke võib-olla nimetada, et ebain ka natuke jätkub, et ainus oks, mis sealt siis välja paistab, võtab selle lennu kinni. See on suht kõva, et peaaegu horisontaalselt ka turritab see oks seal ja tegelikult ilmselt väga lihtsalt sinna ketas nagu pihta ei lenda. Nüüd Mauri läheb ka paremale on seal väga sellised madalad kuused, aga Mauri jääb piisavalt äärde, et sealt ilmselt lihtsa 3 saab mängitud. Ja et kui sealt oleks saanud kiki paremale näiteks, siis oleks ikka, ütleme, parri päästmine pigem keeruline. Ja. Aga vaadates Mauri ringi ka senimaani, et -31 oli tal 3 päevaga, ja siis keskmiselt siuke -10 average on, et praegu ikkagi üsna aeglane start ja tegelikult esimesed rajad on ka siuksed, kust kindlasti leaderpooli mehed tahavad pördisid võtta mitmeid, et loodetavasti Mauri saab siin mängu ilusti käima. Vahepeal siin Roland tegi nagu jump put lähenemis, aga jällegi siuke natukene ebaõnnestunud vise, et leiab ennast siit 12 meetri pealt ja seda putti oleks Rolkul väga vaja.
ja oi, kui ilus. Tundub, et vahetas puti nii-öelda stance'i ka, et tegi harkputti. Minu arust eelnevat tegi vist üksjal kees või? Jah, sealt pullikast ja kohe õnnestus hästi. Väga ilusti. Loodetavasti äkki see harkputt annab talle nüüd enesekindlust ka. Ja Maiko, nagu ma ütlesin, oligi natukene rohkem seal nii-öelda tiiala poolt vaadates vasakul pool, et sai proovida. Kahjuks küll natuke paremat mööda, aga ei midagi. Mattias on väga hästi alustanud, 4 rajaga -3 on väga hea. Suurepärane start, et siin nüüd on järgnevad rajad natukene nii-öelda keerulisemalt tulemas, et kui on siuke väike miinustega buffer kogutud, siis kindlasti enesekindlam sinna liikuda on. Olen sinuga nõus. Nii, ja oleme jõudnud 5. rajale. See on siis siuke uuendus siin Annikoru pargis ja tegu on 95 meetrise rajaga. Kaugel paistab siin ka kollase posti ja punase noolega siis Mando, millest tuleb paremalt mööda mängida. Ja kohe pärast Mandot siis üsna tugevalt keerab korv vasakule ja ma ise liigitaks selle raja kindlasti pigem nagu ühe keerulisemate radade hulka nii-öelda pördi võtmise mõttes. Et siin võivad asjad väga kiiresti väga nii-öelda mustaks minna, kuna mõlemad pooled fairwayst on siuke tummine võsa ja mets. Et kui tiibelt minema ei saa, siis kindlasti see rada väga raskelt mängib. Ja näiteks see vise samamoodi on ju, et tegelikult ongi tiiala pealt ei saanud väga puhtalt minema kohe sinna vasakule poole ja sealt poolt, ma ütleks seda, et parr on väga keeruline, kui mitte välistatud. Et see rada ongi selles mõttes on ta nagu hea, et ta sunnib sind tabama seda liini. Sa tead, et nii kui sa ei taba, siis sa korjad siit peale. Ja Maikol see vise tabas ilusti koridori, natukene lai oli, aga samas ilusti seal ring 2, et saab pördit proovida, mis on väga suur väärtus. Ma arvan, et sellel rajal iga mängija nii-öelda kui tal enne tiiala minekut pakutakse, et saad C2-st pördit puttida, siis ma arvan, suur osa mängijaid selle nagu võtaks ka, et aga Roland tundub siin tabavat väga hästi, aga Kettal jääb natuke lõppneutraalseks, et ei olnud seda tugevat feidi. Aga samamoodi tegelikult nii-öelda korviga tasa ja sealt 12-13 pealt saab proovida, et enne just pani sellise putti ära, et võiks olla siukest enesekindlust. Ja Mauril tundub, et midagi peale büro ja Envi vaja ei lähe. Ja see tundub ka hea, aga Ketas jääb natuke sirgeks, kuigi jällegi see on siuke, sa saad kaugemalt proovida ja sul on suurem nii-öelda peavalu möödas, et sa ei pea muretsema sellepärast, et sul on kuskil veel mingi manda mängida. Et nüüd näeme, Mattias siin suundub, et see tundub, hea, et me Mattiast üldse näeme, et palju siuksed leht ja okaspuid seal, mille vahel sa orienteeruma pead. Polegi mitte midagi muud teha, kui lihtsalt välja puttida. Ja, et sealt vasakult poolt see olukord on jah, siuke lontis olukord, et ei ole nagu mitte midagi põhimõtteliselt muud teha, kui lihtsalt viska sinna välja ja viska korvi alla või äkki saad proovida. Ja, ma olin ise ka mängides päris mitu korda seal olnud ja tegu on ikka totaalse mülkaga selles mõttes, et väga paha koht. Ja lihtne on sealt joonistada endale kokku suurem number kui 4, kui sealt midagi nii-öelda üritama minna rohkemalt. Ja Mauri ka siit niimoodi ilmselt pooliku ranni andis, et sealt pördi võimalus tegelikult isegi oli. Ja nüüd vaatame, kas Maiko suudab siit ühe viske napsata. Vaata, kes tagumise tiiala peal sammad. Kes on seal? Ei tea, aga see ei olegi oluline, sest Maiko paneb sellise puti praegu ära, nii et väga ilus 5-2 alla. Maiko poolt väga tubli töö. Ja Roilkuga oigu tubli. Tundub, aga see on huvitav, vaata, kuidas see puti nii-öelda stance'i muutus tegelikult toidab. Jah, et tegelikult Roilkul on jah see, et tal on nagu, kuna tal mõlemad nii üksjalgees kui harkpotid on väga head, siis ongi see, et ilmselt kui ta ühega tunneb ennast ebamugavat, siis ta natukene vahetab seda ja tal ei teki seda mõtet, et ma putsin enne ühtepidi mööda, et nüüd teistpidi ka mul ei lähe, vaid tal ongi see, et ma muudan ja see läheb. Et väga hea muutus. Ja nüüd jõuame siis kõige pikemale rajale Annikorus. See on rada number 6, parr 5, peaaegu 300 meetrit puhast rada. Et alguses siuke, ma ütleks, et tahab lihtsalt siukest kõva viset, mis läheb mandost mööda. Siis teine peaks olema siukene placement shot, et leiad endale hea koha siin kuskil pärast seda viimast kaske. Ja siis tuleb siuke kõige keerulisem osa, tuleb see lähenemine siia nii-öelda poolsaarele. Et siin on igal pool on tiigid ja OB, et kohe kui sellelt saarelt nii-öelda mööda eksid, ilmselt mingisuguse vähe suurema numbri endale sealt kokku teed.
et esimene vise lihtsalt peaks olema safe'i. Vaata, kuivõrd maalilise rajaga tegu on, et väga ilus on, jah. väga kaunis, aga siin on tunda ka, et Annikorule siuke omane tuul on tõusnud ja mühinat on korralikult kuulda, et Maiko nüüd teeb sellise viske, mida ilmselt iga mängija siin tiibel sooritada üritab, et piisavalt lai, piisavalt tugev ja saad oma 115-120 meetrit drive'i kätte ja oled sweet spotis, et mingisugust otsest distantsi siin suruma ei pea, aga suudad selle tuulega toime tulla ja endale pördi võimaluse anda, siis on kõik olemas. Ja Rolkult nüüd siit natukene selline õnnega pooleks vise ka, et näha oli, et sinna mändi ta maandub, et aga sealt läbi läks. See tähendab seda, et põhimõtteliselt kui ta oleks sinna mändi sisse end, pördi kohe mängust väljas, parr väga raske, et aga läks sealt läbi ja ilmselt on päris hea võimalus. Mauri laseb nüüd väga kandma selle ketta ja ja tõesti jäi, ütleme nii, et sellisel juhul pole midagi hullu, aga et see tuul võib need kettad väga lihtsalt kandma võtta ja siis sa juba ei kontrolli seda ketta lendu enam absoluutselt, et tundub, et Mattias läheb ka pigem kõrgema liiniga, aga vaata, vist on piisavalt kange ketas, et kukub nendel rohkem spike'i, kui et ei lähe glaidima. Ja see on nüüd hea koht, sest et tal on see post on täpselt seal meetri dokk on seal jalge vahel põhimõtteliselt, kui ta viskama hakkab, et ootame ja vaatame, mis siin saab. Ja siin avaviskel ongi põhimõtteliselt ainus asi, et mitte visata sinna kuuse sisse ja mitte visata OB-sse, et tahad lihtsalt platsi peale saada. Et siit on väga mugav teha seda teist haiser viset, et vahet ei ole, kas sa oled 10 meetrit või 15 meetrit edasi või tagasi. See vise on ideaalne selles mõttes, et ta on ju nii lähedal tegelikult sellele nii-öelda poolsaarele, et sealt on mingisugune 50 meetrit, 55 meetrit umbes lähene. Aga see, ütleme, et see rada tuulevaikuses on kindlasti sükestele meestele üsna lihtne, aga kui ikkagi siuke mühiseb tuul siin kõrvus viliseb, siis võib see poolsaarele lähenemine põnevaks minna. Absoluutselt, ja tegelikult ütleme jah, tuulevaikselt on ilmselt kordades lihtsam, aga ikkagi see distantsi nagu nii-öelda määramine ja viske sooritamine, et ei ole kõige lihtsam, isegi tuulevaikselt. Nüüd Mattias ilusti kasutab selle ruumi ära ja viskab kette üsna laiaks ja tuleb ilusti siia keskele. Praegu on kolmel mehel üsna sarnane nii-öelda lähenemise võimalus endale seal välja mängitud. Mauri nüüd kõige kitsam, võib-olla isegi kõige keerulisem koht, sest et kas ta läheb sealt vahelt mängida? Ma arvan, et ta läheb sealt vahelt, jah. Okay. Päris rits... Ei, see oli ikkagi ümbert, see ei saanud olla vahelt. Nii kõrgelt ei saanud tulla, ma vaatasin ka ketas kadus ära, aga kas jälle? No äkki jäi see kord seifi ja jäi seifi. Mõtlesingi, et see on juba veider, kui Mauril nagu, et ühe korra tuleb ebaõnn, aga et 2 korda ja siis kui oleks veel 3. kord ebaõnne tulnud, siis oleks on nagu natuke nigel see asi. Mattias kõrge eestki haiseriga läheneb. Ja läheneb sinna 9,5 peale ennast. Aga see, jah, ütleme nii, et ringis, aga see ei ole kindlasti siuke putt, mida sa tahad sellise tuulega jätta, et tegelikult justkui see lähenemine on lihtne, aga selle tuulega on see keeruline. Rolandil jääb täpselt pool meetrit jääb sellest lennust puude ja see on tegelikult väga-väga halb viga, mida teha, et sa saad koheselt karistada, sa pead põhimõtteliselt sama viske uuesti tegema, et kahju Rolandist. Jah, suht selline julm asi, et nüüd ta siin muidugi selle viskega teeb väga hea korrektuuri ja viskab ennast ilusti sinna 6-7 peale, et aga esimesest viskest jah, ikkagi kas või nagu viska saarest üle, sa saad proovida sealt parri puttida. Ja nüüd Maiko siin jätab natuke tuulele kanda, aga täiesti ilusti 4-5 peale. Ja, siiamaani kindlasti pundi parim, et ma arvan, siia poolsaarel on alati hea kõndida, kui sa tead, et sul ei ole väga pikka putti, vaid saad minna rahulikult sealt selle sisse tõsta. See on... Ja ikka Maurile ikka meeldib nende OB-dega ka flirtida selles suhtes, et... Mauri tuli ikka mängu tegema, et ei viitsi niisama kindla peale midagi teha, vaid nii nii-öelda televaatajale kui ka seal kohal olevale galeriile ikka pakub pinget küllaga. Ma kujutan ette, et Mauri iga kord, kui ta näeb, et ketas juba sinna OB lähedale läheb, siis ta mõtleb tegelikult, et see oli kaer. Ja Mattiaselt siit nüüd... Ei teagi, kas saab korvi arvele selle kirjutada või... Siin on jah olnud 2 päris siukest mürgist fit-outi ja Mauri selle peale paneb ilusti vasakul alla nurka, et korv välja ei sülitaks. Mõistlik. Ja kusjuures
enne märkamata, aga tegelikult on Maiko juba suutnud viigistada Mauriga, et esikoht on viigiline hetkel, kui nüüd Maiko selle puti siit realiseerib. Ja väga ilusti. Väga äge on, et siin ikkagi 31 alla ja 31 alla, et huvitav ongi see, et kuidas neil endal see mäng vastu peab, et ikkagi mängid ju esikoha peale. Jah, kindlasti. Aga 7. rada, 156 meetrit pikk, par 3 ja ütleme niimoodi, et samuti üks maaliline rada. Saab visata nii eestkett kui tagantkätt, aga ta on kindlasti üks selline rada, mida paljud mängijad mängivad lihtsalt parriks, kuna distants on ikkagi väga pikk, siis reaalselt greenile jõuda on väga raske, kuna green või nii-öelda korv on ka mäe otsas. Ja kui lähed natuke rohkem tiiala pealt suruma, siis paremal pool on siuke kehva võsa, kust on keeruline juba parri mängida, aga vaatame, kuidas need poisid lahendavad, et siin viimane päev on, et ma usun, nad lähevad kõik pörditsid proovima, et oleks lahe, kui saame ühe rohelise siin nii-öelda videokaadrisse ka. Usso vana, kus see oli hea ise, otse sinna nõlva sisse või sellesse künkasse. Tundub, et Maikoga mingi teatav telepaatia praegu oli, et nii-öelda sõnade taustal teostas väga ilus viske, et kui see sinna mättasse veel kinni jäi, siis see on nagu väga suurepärane ise. Ja Mauri ka... ma mängisin Mauriga teise päeva koos ja ta mängibki lihtsalt sellist mõnusat haise flippi ja jõuab ilusti iga kord sinna põhimõtteliselt korvi lähistele, et väga hästi visatud jällegi. Mattias siin Halo Destroyer tundub käes olevat ja ütleme nii, et tõmbama ta läks. Ketas natuke kõrge, aga tundub, et tuleb ilusti maha, kas jõuab ka sinna lähidale. Pigem väga hästi. Ja, ikkagi hea vise. Sealt poolt on kindlasti mugav puttida ka, et sul on seal korvi taga natuke seda platood, mille peale see ketas maanduda võib juhul, kui sa nii-öelda eksid. Aga järgmisena siis Roland 2 ketta vahel valib, oranži kasuks otsustab ja vaatame, kas see ennast ära tasub. Tundub, et ikkagi tasub, et ketast tuleb ilusti tagasi ja jõudis sealt ju peaaegu täiesti mööda sealt puudest ka. Aga see tundub siuke koht, et leiab parr, et ta jäi natuke liiga paremale, et Mauri jaoks ilmselt suhteliselt sarnane, kuigi Mauri mängu teades, siis ta on nüüd alla viskama, ma ei usu, et läheb, aga kui ta selle sisse paneb, siis ma teen siin samas kõrval 10 kükki või. Aga kõik viskas ikka ilusti alla. Praegu mul, aga oleks olnud vahva siukest asja näha. Jah, ma arvan, et Rolkul suhteliselt okei, ma pean oma sõnu sööma, läks proovima. Mehed on väga näljased, et oli ikkagi võimalus sealt rannida ja Mattias on nüüd ka tegelikult okei rann, aga vedasid nii-öelda ketas seisma jäi, et tuul natuke suretas ära selle, jah. Ja nüüd Maikol võimalik võtta siit ju liidri koht tegelikult endale. Väga keeruline putt siukse tuulega ja ikka väga hea rann tegelikult, et siuke julge mehine putt, et ei ole midagi öelda. Ei põdend nagu midagi, et väga siuke kindel ilus liigutust. Ja tegelikult ongi see, et kui sa sealt mööda oled, näiteks nagu Rolkul läks natuke mööda, läks sinna mingi 4-5 peale, siis tegelikult sellest tuules nii-öelda comeback putt ei ole üldse lihtne. Ja väiksed tap-innid, et ilusti parridega läbi nad said siit. Ja nüüd rada number 8. Par 4, 182 meetrit, ütleks pigem selline lihtne par 4 või lihtsam par 4, et siin on keskel on Mando ja paremal pool seal võsa on OV ala, et aga muidu ongi selline mingisuguse kangi kettaga haiser tagantke vise keskele, siis lähenemine siia samma korvi lähistele kuskile ja ülejäänud jääb siis putti teha, on ju. Aga mis siin on nagu siukene huvitav on see, et see green siin, see 10 meetri sisene ala on hästi kiire. Et ja kui tuul peaks veel kettale alla ka jõudma, siis see ikka korralikult lükkab seda seal, et vaatame, kuidas siit minnakse. Maiko läheb natuke rohkem otse, kui ma arvasin. See nüüd võib pushida seda OP olnud, aga õnneks tuleb ikkagi piisavalt vara maha. Aga sul jääb täiesti otse vaade jääb korvile, et nagu selles suhtes väga ilus. Ja, aga siin ikkagi korralik nii-öelda torm on juba lahti läinud, et taamal on näha ka, mis nalja puud teevad. Ja Mauril ka siin kange ketas on käes ja see tundub nagu väga hea liin, loodetavasti see nüüd ei suru pikaks sinna. Ilusti sinna keskele.
et siin rajal on ka, ütleme nii, et see Mando ja tagumine OB tulevad tegelikult nii-öelda lihtsalt mängu, et natuke flipad ketta liiga sirgu või just jätad natuke kangeks ja on sul juba üsna keeruline koht, kust edasi mängida. Aga Mattias läheb nüüd väga laialt siit nagu isegi amatöörraja tiiala kohalt mängima. Aga ketas oli nii kange lihtsalt, et jõudis ilusti ikkagi sinna õigesse kohta. Ja viimasena siis Roland. Samuti mingi kange juurikas ilmselt käes on. Läheb natuke nii-öelda ründamamat liini ja mulle tundub, et Roland vist teeb selle pundi kõige parema viske. Ja selle sama ründava viskega ilmselt jõuab kõige kaugemale, et siis oleks võimalikult lihtne lähenemine. Ja nüüd ongi, siin see tuul puhub alati vasakult paremale ja kuna paremakäelised mängijad üldjuhul tahavad ka eestkäega läheneda, siis see ei ole üldse lihtne lähenemine. Aga tundub, et Mattias selle sooritab väga hästi tegelikult, et nagu Markus enne ka mainis, et green on väga kiire, et tegelikult ketas maandus 3 meetrit vasakul korvist ja lõpetab 6-7 meetrit paremal. Maiko oma nüüd ka kindlasti selle tuulega viiakse minema. Ja nüüd see oligi see, mida nagu näha oli, et see tuul võttis kohe alla ja surus ketta sinna paremale poole ja kohe see nii-öelda kiire green tegigi oma töö ära, et sealt jääb vähe pikem putt. See nüüd tundub võib-olla isegi kõige parem. Kõige parem ise tundub see. Aga samamoodi ikkagi libisevad nad kõik sealt ära, aga jäi ikkagi mingisugune 7-8 peale. Ja nüüd Rolandil on 3 viset ees, vaatame, kas suutis teha märkmeid ja õppida teiste väikestest vigadest. Läheb päris kiiresti ja kõvasti viskama. Tundus nagu läheks sisse viskama seda. Ja kahjuks. Aga Rolandil oli puudega läbi räägitud, et saab runnida. Ja siis on mõistlik runnida. Ja Maikol siit jällegi tegelikult võrdlemisi oluline putt. Ja ilusti sisse. Maikol alati siuke Kimi Räikkönen niimoodi jäämehe nägu peas ja tundub nagu tavaline pühapäev looduses. Ja ega sama kehtib ka teiste meeste puhul, et väga mingeid värinaid siin ei näe. Nii peakski olema. Ja ka see jääb sisse. Pisikese värina saime, aga sees on sees nüüd. Nii et hakkab meil front 9 vaikselt lõpule jõudma ja olemegi siis 9. raja juures. Pikkus 190 meetrit ja tegu par 4-ga. Et siin avaviskena on vaja lihtsalt jõuda platsi peale. Ehk siis need puud, mis meil siin ees fairway peal praegu paistavad, nendest ideaalis on vaja mööda jõuda. Ja siis on sul umbes 80 meetrit läheneda. Vastavalt siis kas peamiselt lähenetakse siin tagantkäega ja korv jääb sinna kuuskede taha. Siin on ka siuke vahva Annikoru logo tehtud hasardiks, mis rajale sellist vurtsu lisab, kuigi see hasard eriti tihti mängu ei tule. Aga kindlasti siuke rada, kust mängijad pöördid tahavad, et kui avabise õnnestub ja saad siit puude vahelt läbi, siis tegelikult ei ole enam midagi keerulist, aga tuulega võib siin ikkagi väljakutseid osutada. Ja siin rajal tegelikult iga päev spottas Eesti discgolfi maastiku legend Anton Lettner, et tervitused Antonile, tore, et tulid. Ja vahva oli näha iga päev kohe andis siukse nagu purtsu positiivset energiat või Antonilt näha selle. Alati edude soovis ja näitas tuule suunad kätte, et niimoodi on ainult lust mängida. Ja siit on hetkel 2 väga head viset olnud tegelikult. Et loodetavasti see asi jätkub. Ja Mattiasel ka tagant käsi siin teele läheb. Et pigem ka väga siukest tagantkäe viset soosiv rada, ma ütleks, et saab muidugi eeskäega lahendada, aga nüüd Mattias jätab ta laiaks. Aga ta lõi sinna keskele, mitte sinna männi alla. Et seal männi all on väga paha. Aga seal keskel on täiesti okei. Ja see muidugi on see, et kui sa avaviskega nagu natuke eksid või näiteks isegi neid oksi puutud, siis tegelikult lähenemine jääb sul väga keeruline isegi, kui sul jääb keset fairway'd see ketas, et sul jääb pikk distants ja lisaks on sul madal lagi, et sealt peab tegema väga filigraanse viske, et sealt pöördi võimalus talle tekitada. Ja nüüd Rolkul ei saanudki aru, kas ta läks vastu seda õunapuud, viskas natukene nagu riivas või midagi igatahes ta riivas ja nüüd kuskile sinna vasakule poole ta jäi, et loodetavasti jäi seifi, aga väga-väga lähedal see oli. Aga Mattias jääb täpselt siukse koha peale, kus tal tegelikult see tagantkäe nurk on ilusti veel mängus. Aga seal on hasard. Selles suhtes väga kehva eksimus. Tundub, et mees on ise ka nagu üllatunud, et tuul kuidagi väga kummaliselt surus selle ketta nagu väga maadligi.
et ilmselt ei olnud Mattias selle ka arvestanud ja päris kõvasti kätte makstakse ka selle eest. Tundus, et Rolku ketas oli safe'is ikkagi ja tegi sealt väga-väga hea lähenemise, et täpselt sinna 3 meetri peale. Ja Mauril nüüd pärast väga head tiiviset tegelikult sellise Spike Heiseriga läheneb ja ikka jookseb ära. Ma ei ole kunagi näinud Mauri puhul nii palju ebaõnne, et tavaliselt isegi irooniliselt tehakse nalja, et Mauril alati veab, aga tänane video on küll nii-öelda vastupidine tõestus sellest, et no Maik on nagu väga-väga hea avadrive. Ja see läks ka OBS-e. Et ma vist ei olegi näinud nii kaugele nii-öelda avadrive'i, aga väga kehva eksimus ja see on siuke rada, kus need lähenemised tegelikult on keerulised. Ja Mattias tundub, et ikkagi kuidagi vist jõudis üle selle hazardiala. No, siit on võimalus kotti ka panna ja siis ei ole üldse midagi hullu. Ja on seal. Okay, tundus tõesti pärast seda lähenemist, et see rada Mattias jaoks läheb raskelt, aga hea viskega ilusti heastad ära ja sama teeb ka Mauri. See on väga-väga oluline putt Mauril. Et nüüd Maikol ma ütleks isegi sama oluline putt, et säilitada see liidri koht. Siis kui kahju, aga ütleme nii, et Maiko oleks saanud siit väga hea siukse momentum, et oleks saanud nagu korraks edu sisse, et ma arvan, et see oleks võib-olla nii-öelda Maiko jaoks mänginud nagu tema kasuks kõvasti. Ja nüüd Rolkul siit 3 meetri pealt pöördi putt ja ilusti sisse ta läheb. Et selles suhtes jah, selle tuulega ei ole see lähenemine üldse lihtne. Ja nii on, aga ongi pool ringi vaadatud ja ütleme nii, et põnevust on palju, kõigil nii-öelda medalid mängus. Nii et soovitame kindlasti ka Back9 ettevõtte ära vaadata, et kindlasti seal palju põnevat juhtumas on. Nii et täname teid vaatamast ja kohtume Back9-il. Näeme Back9-il.